Tere õhtust! Kõik lugupeetud Tartu Rahvaülikooli õppejõud, külalised. Tänasel imepidulikul ja toredal õhtul on mul suur au öelda, et ka mina olen olnud Tartu Rahvaülikooli lektor. Minu nimi on Loone Ots ja kahjuks ma ei saa täna teie hulgas viibida. Aga ma üritan anda teile väikese tervituse ja meenutada ühte võib-olla pisut ununud seika Eesti Rahvaülikoolide mõtte esimesest ilmumisest ja Eesti rahvahariduse ajaloost ühe väga suure mehe pilgu läbi. Ja see suur mees on siin teie ees. Arvan, et te tunnete ta ära. See on tuntud tartlane doktor Oskar Kallas. Väga mitmekülgsete annetega mees, kes lisaks sellele, et ta oli maailma kõige esimene rahvaluule doktori väitekirja kaitsnu, oskas ka ära näpata Soome kauneima neiu, kellest pärast sai kuulus kirjanik Aino Kallas. Aga lisaks oli Oskar Kallas ka äärmiselt tegev ükskõik missuguses valdkonnas, mis parasjagu Eesti sajandi vahetusel 20. sajandi alguses abi vajas. Ja üks niisugust abi vajavat valdkonda oli just nimelt rahvaharidus. Kui me räägime täna rahvaülikoolidest ja rahvaülikoolide mõttest ja räägime rahvaharidusest, siis ei ole sugugi päris kindel, mida me selle all mõtleme. Tänapäeval on meil õppekavad, on projektitaotlused, mis panevad meid väga täpselt sõnastama, mida, kuidas, kui palju, mis otstarbel. Aga tollel ajal oli see rahvaharidus täiesti mõõtmatu ja hoomamatu valdkond. Ja me võiks tegelikult isegi öelda, et see Eesti rahvaharidus on ju ärkamisaegadest peale ikkagi olnud kõnede ja ka väikeste autoreferaatide vormis. Nii et kui Karl Robert Jakobson peab oma esimese Isamaa kõne, on see tegelikult rahvaharidus, millega eestlane saab kuulda oma ajaloost ja minevikust. Ja kui see kõne publitseeritakse, oleks see nagu rahvahariduse õppematerjal. Aga mina räägiksin praegu tegelikult sellest, kuidas suur rahvaülikoolide algatus, mis siis tegelikult tuleb hoopis Taanist, Rootsist, Soomest, kuidas teave sellest algatusest jõuab eestlasteni. 1893.–95. aastani toimub siis suur murrang ajalehes Postimees ja pärast uut omanikku ta saab ka siis uue toimetuse. Üks väga aktiivne toimetuse liige on ka doktor Oskar Kallas, tookord küll veel ainult kandidaat. Ja Oskar Kallas tollel ajal hakkab elama hoopis Peterburis ja Narvas. Ja sealt Peterburist tegelikult saadab ta Postimehele, Päevalehele väga palju sõnumeid. Muu hulgas siis õhutades rahvast olema võimalikult haridusjanuline, hariduse keskne. Ja räägin ma korraks siis tema artiklit, refereerin tema artikkel 1896. aasta 7. augusti Postimehest, jätkub ta ka veel 9. augustil, aga pildi võiks anda just selline väikene kirjeldus. Ja pealkiri on kõrgema rahvahariduse mõju. Taani rahva hariduslistest ja majanduslikest oludest võiksime meie õppida, eriti kui tähele võtame panna, mis Taani ametlikud arvud näitavad, et selle maa põllupidamine viimaste aastakümnete jooksul õige koljati sammusid on astunud. Ja siis ta räägib tükk aega, kui hea järjel on Taani elu ja Taani talupoegadel ja nii edasi ja küsib lõpuks, mis põhjustel siis väike põllumeeste asi, just väike põllumeeste, Taanimaal nii jõudsasti on edenenud. Põhjus on kõrge hariduse järg. Taani talupoja teadusvara on väärtsasti tõusnud. Ühes sellega tõuseb ka majanduseline võim. Selle teaduse vara on talupojaks saanud sõrendatud kirjas rahvakoolide ja rahvaülikoolide kaudu. Viimase põhjendaja ja asutaja on Grundtvig. Taani rahvaülikoolid ei ole mitte ainult teistele rahvastele teed näidanud, nad on ka ise edasi sammunud. Kes juba kord niisuguste ülesannete kallal võinud astuda, millest Grundtvigil aimugi ei olnud, kui ta paremat ja täielesimat rahvaharidust nõudma hakkas.
Siis ta räägib ka sellest, kuidas Grundtvigi asutatud Rahvaülikooli omal ajal pilgati ja naerdi ja öeldi, et see on rumal algatus rahvale niisugust ilma maksuta ja pärast tööd haridust pakkuda ja kuidas tõesti keegi sellesse ei uskunud, kuni lõpuks selgus, et tung rahvaharidusse oli väga suur ja see ennast igat õigustas ja just nimelt doktor Kallas rõhutab, et rahva aineline elujärg on kõvasti paranenud. Nii, sedasama ta üritab ka ise teha Peterburis. Hästi huvitav on just jälgida, kuidas ta Peterburis üritab käima panna väga mitmesuguseid rahvahariduse algatusi. Tegelikult on paljud neist ka seotud eesti keele õpetamisega ja tuleb välja dokumentidest, et inimeste põhimure on hoopis murda nagu eelarvamus, nagu tohiksid rahvakursustel õppimas käia ainult mehed. Nii et Oskar Kallas väga mitmes artikli nupukeses õhutab, et tulda kui ka naised ka, et kindlasti mitte naised ei jääks kõrvale. Ja ongi tegelikult see eesti keel omaette probleem, et vähe sellest, et eesti keele enda kursus, aga ka kõik muud võimalikud rahvahariduskursused, mis siis põhiliselt on seotud näiteks ametioskuste õpetamisega. Kõik need kursused Vene keisririigi pealinnas nõuavad loomulikult sensori ja politsei luba. Ja seda luba ei taheta anda nimelt sellel põhjusel, et Oskar Kallas väga jonnakalt ütleb, et eestlaste kursused toimuvad ainult eesti keeles. Tehakse ettepanekuid, väga vabalt lubatakse kõiki lubasid lahkelt, pluss ka ruume ja igasugulgset abi, kui need kursused oleksid eestlastele vene keeles. Aga Oskar Kallas keeldub, nagu ka Peterburi rahvahariduse selts. Nad on siis nagu ühel meelel, et ikkagi eesti keel ja väga pika hambaga, kuid siiski nad murravad selle tsensori vastupanu ja siis kõik kursused võivadki Peterburis eesti keeles toimuda. Ja üks nendest olekski siis just niisugune käsitöö selts ja käsitöö seltsi pakutavad maksuta kursused. Isegi Oskar Kallas visandab siis plaani, et hea tegevuslikult korjates annetusi, tehes pidusid, näitemüüke. Peterburis elab siiski 50 000 eestlast. Nad võivad ju tulla küll selle rahaga nagu kohale, et kui igaüks kas 1 rubla annaks, oleks ju 50 000 rubla väga kena kapital koos. No muidugi kõik eestlased ei ole sellisel positsioonil, et rubla oleks neile raha, mida välja anda. Nii et tegelikult see asi jääb natuke loiumaks, aga algne plaan on väga võimas ja muljet avaldav. Just nimelt Taani ja Rootsi rahvaülikoolide näol siis sisustada, nähtavasti siis Jaani kiriku juurde sisustada eraldi õppehoone, kus oleks ka magalad, kus siis kursustel osalejad, kes küll ei sõidaks nädala lõpuks, plaanitud on, et nad tuleksid natuke pikemaks ajaks, et siis saaksid igakülgse käsitööalase hariduse, mis annaks neile kutsekvalifikatsiooni, millega pärast leida tööd. Ja siis kaudsem eesmärk on säilitada Eesti neidudele niisugune eesti keel, eesti meel. Siin on kõik õppejõud ja väga sellised toredad eesti keele plaanid ja eesti hariduse plaanid. Ja lisaks ka muidugi see moraalne pale, et noor neiu Peterburi linnas ei eksiks ega libastuks ausalt rajalt kõrvale, vaid teeniks leiba oma käte tööga. Ja sellest algatusest kasvavad küll välja niisugused üksikud kursused, päris sellist suurt käsitööseltsi kooli Peterburisse ei sünni. Selle käsitöö ja kodumajanduse kooliga tegeleb siis edasi Lillisuburg natukene Eestis ja pärast teda just sellised korralikud põllumajanduse, kodumajanduse õppekavadega kursused lähevad siis ikkagi Mari Raamoti ja natukene vähem ka Marie Sabase käte alt. Aga lisaks sellele paneksin siis juurde ühe päris toreda looga Soomemaalt, kus doktor Oskar Kallas hurjutab soomlasi, keda üldiselt ju tollel ajal peetakse eestlaste eeskujudeks. Aga hurjutab just, et 1897. aastal oli ikka veel päris palju ka Soome nekrutitest mehi, kes lugeda ega kirjutada ei osanud. Ja päris palju neid, kes ei mõistnud üldse vähemalt kirjutada, oskasid ainult lugeda. Ja ta ütleb, et viga on selles, et valitsus ei ole andnud abi just nende rahvaülikoolide jaoks. Ja selle tõttu inimesed peavad ennast ise aitama. Soome ajalehed on muide pakkunud väga toreda lahenduse, mida Oskar Kallas propageerib ka eestlaste seas. Nimelt ütlevad Soome lehed, rahvas määraku 1 nädali jooksul kõik raha, mis lõbu, joogi ja nii edasi pääle ära võiks kuluda nimetatud koolide hääks. Aga rõõmustav on see, et Soomes siis väga palju rahvaharidustööd teevad ka Helsingi ülikooli suvekursused, mida samuti korraldatakse väga mitmel alal ja millest on ka võtnud
osa Eesti üksikuid küll seni, Eesti külalisi. Aga päris sellist töörahva, just sellise otsese proletariaadi haridust on Helsingis samuti hakatud tõstma, on tehtud väga mitmesuguseid pühapäeva ja õhtukursuseid. Umbes samamoodi, kui on Eesti Heategeva Seltsi kursused Peterburis. Tollel ajal küll veel Tallinnas näiteks niisugust kursuste süsteemi kui Peterburis ei ole, et Estonia ja Vanemuise seltsid Eestis natukene on pisut teise profiiliga. Aga jah, just niisugune töörahva haridus. Aga mida Oskar Kallas väga rõhutab, on just mitte rahvaharidus iseenesest ja mitte ka päris rahvaülikool, vaid ikkagi idee oleks, et kõik kursused, mida keegi läbib, ei oleks ainult hobikorras, vaid nad annaksid võimaluse koguda meie mõistes ainepunkte. Ja sealt edasi taotleda juba näiteks meie mõistes põhikooli lõputunnistust või kutsekooli diplomit, et just nimelt jääks ka dokument sellest haridusest maha. Ja rahvaülikoolide idee on Oskar Kallasele nii südamelähedane, et ta võtab selle uuesti üles pärast 1912. aasta Stockholmi olümpiamänge. Kallas väisab neid korrespondendina, Postimees korrespondeerib Kallase Stockholmis sündivat kajastama ja ta käib ka mitmes rahvaülikoolis, on väga vaimustuses, kirjutab sellest ka ajalehtedes ja veel nii hilja kui 1916, kui esimene maailmasõda käib ja tegelikult on rahval mõelda hoopis muust, sest juba on toiduainete nappus tunda linnades Eestis. Isegi sellel ajal ta siis ikka pakub nagu välja, et oleks väga tore rahvaülikooli mõtte teoks teha ja rõhutab, et Peterburis on sellised sarnased kogemused olemas, toob siin ülevaate, kus on kõik sellest juba kirjutatud ja missugused olid õpetajad ja et ikkagi paarkümmend aastat on see rahvaülikooli mõte realiseerunud, tahab siis asjaga laiemalt edasi minna. 1916. aasta lõpus ta siis päris nagu teoks ikkagi ei saa, sest et vahele tulevad väga ägedad vabadusvõitluse aastad. Ja meil on hea meel, et Eesti sündinud vabariigis rahvaharidus kõige laiema kandepinnaga ja kõige mitmekesisemalt hakkab tõesti õitsema ja mitte keegi ei takista, et see on eesti keeles Eestimaa pinnal. Ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et suur aitäh Tartu Rahvaülikool, et te olete olemas ja ma väga sooviksin teile kinkida omalt poolt need lilled, mis mul siin on. Aitäh, meeldivat õhtut!